hommikust, tegelikult kell on 1, aga mul läks väga kaua aega, sest et ma kaotsin oma püksid ära, nii et ma pean minema neid juurde uusi ostma. Siis ma üritasin midagi oma juustega kokku teha ja see oli ainuke, mis ma lõpuks hakkama sain. Ma reaalselt olin seal vetsus nagu mingi tund aega, mõtlesin, mis ma teen nendega, sest mitte miski ei tulnud välja ka. UV-indeks on 9 hetkel, seega seekord ma pean päriselt vaatama, et ma paneksin päiksekreemi juurde ja et ma ei põleks uuesti ära, sest et täna öösel magada oli päris jõhker, see oli ikka päris valus. Aga jah, hommikul ma väga midagi ei teinud, ma rääkisin nende oma toakaaslastega juttu. Nad rääkisid, nad tahavad minna randa ja siis mõtlesin, et ma käisin eile ja andsin neile nagu nõu, kuhu mina läksin. Ja nad lahkuvad ka, nii et täna öösel on viimane öö neil, nagu mulgi, nii et me lahkume suht samal ajal. Mul on täna 2 asja, mida ma kindlalt tahan teha. Ma tahan leida crumble cookies'id ja ma tahan käia Roosa tänaval ära. Ma eile õhtul käisin, aga ma ei tea, see on päiksega, nii et ma tahaks uuesti käia. Ja siis ma suht võtan chillil, sest siiski viimane päev, kui ma saan Lissabonis olla. Homme ma saan ka tegelikult olla. Homme olen, kuidas ma ise tahan, kas ma lähen varakult Sintrasse ära või ma olen Lissabonis ja lähen õhtul Sintrasse. Aga jah, nii et vaatame siis ringi ja chillame ja vaatame, mis toimub, kuhu minna. Lihtsalt uudistame. Ma siin just magnumijäätse ja vaarikamoosiga croissandi ja värske prestud apelsinimahla hommikusöögiks, nii et proovime ära. See oli kõige parem asi üldse. See maitses nii hästi. Ja see oli nii külm, kuna jäätis. See oli see päris magnumijäätis vahel, siis oli šokolaaditükid ja siis oli vaarikamoosi ja see croissandi sai oli nagu ideaalselt tehtud. Et see ei olnud nagu õhuliseks tehtud, vaid ta oli ikkagi nagu tehtud selliseks, sinna vahel saab midagi panna, et ta oli nagu spetsiaalselt tehtud selle jaoks. Ja see oli mega hea. 10/10 kindlasti. Ma ei tea, kas te nägite, aga seal poes müüdi A Le Coq'i eestikäid mojito ja neid erinevaid alkoholikokse. Ma ostsin omale väikse šampooni, mis oli küll mega skämm, sellepärast et see väike šampoon, nagu see oli nagu see väike, see 100 millilitrine, maksis 3,99 ja need suured šampoonid maksid 4,99. Seega see oli euro vahet, aga kogu see vahe oli nagu mega palju suurem. Ja siis ma võtsin ühe vee omale, sest et sellise ilmaga on vaja väga palju vett juua kogu aeg. Uues on hetkel 32 kraadi ja UV-indeks on ikka veel 9. Õues on nii palju, et ma lihtsalt sudasevallasega ma tulin alehoppi ja ma lihtsalt massaaži omale nüüd. Ja siin on mõnus, siin on nagu veits õhku. Ma olen täna lihtsalt natukene ringi kõnninud, käinud mingites poodides ja lihtsalt olnud, ega ma väga midagi teinud ei ole. Seega tegelikult ma ütlen, et homme ma lähen edasi Sintrasse, nii et mina isiklikult olen väga õnnelik, et ma valisin nagu sellised 3-4 päevased vahed, sellepärast et ma olen inimene, kes nagu mul hakkab väga kiirelt igav. Mul kogu aeg mingi uus tegevus olema, muidu mul lihtsalt hakkab igav. Ja nüüd ma juba tunnen, et mul ei ole hetkel siin linnas nagu midagi nagu uut näha. Ja siis ma lihtsalt kõnnin nagu peatakana tagasi ringi. Seega reaalsus on see, et Lissabon on väga ilus ja ma kindlasti tuleks siia tagasi. Aga ma tunnen, et hetkel mul rohkem ei ole enam siin midagi teha. Aga homme lähme juba edasi, nii et tulevad uued kohad, uued seiklused, uued vaatamisväärsused. Juba hakkas tekkima rutiin. Teate, 2-3 päeva pakku juba rutiin tekkima ja nüüd on, mis on siis 4. päev vist. Või 3. Igastahes, ma tunnen, et see rutiin juba tekkis. Ma teadsin täpselt, kus on mis peatus, kus ma saan mida, kus nagu ma teadsin täpselt, kus kõik poed asuvad, nii et mul juba tundsin, nagu ma elaksin siin. Seega vist on aeg edasi liikuda. Breakfast in bed, I'll bring you coffee. Ostsin just ühe käevõru sealt, siis ta küsib, et kus ma pärit olen, räägin, et ma olen Eestist, küsib, et miks olete Eestist inimesed nii toredad ja värki on. Ma ei tea, ta küsis, kas asi on ilmas. Ma olin nagu mingi, ma arvan, et ei ole asi ilmas, nagu sa ei taha teada, mis ilm meil on.
aga ja siis ma ostsin käepärast, oli nagu mingi, et only for you, mul on mingi Aafrikast kingitus. Ja siis ta võttis sellise väikse elemandikese välja ja kinkis mulle selle siis juurde. Ja siis ta soovis mulle igast mingi meesteõnne, mingi eluõnne, bla, mida see element siis mulle kaasa toob. Ja siis ta hakkas nagu küsima veel, et nagu, et kaua sa siin Lissabonis oled ja mis sa teed ja kuhu edasi lähed ja mingi sellist asju. Ja siis me rääkisime natukene ja siis lõpuks ta oli mulle nagu mingi, et sa oled nii tore ja sa oled nii ilus ja mingi ma armastan sind. Oli mulle lihtsalt, ma olin seal nagu mingi thank you. Ma ei oska midagi selle peale öelda. Aga väga tore onu oli ja mul oli ka väga tore taga. Ma läksin jalgpallipoodi ja seal on nagu hästi palju mingi, seal on Ronaldo kuju ja Ronaldo mingi signed pall ja mingi sellist asju. Ja siis ma tegin pilti ühe karikaga. See oli fake muidugi, mida sai osta. Ja siis ma võtsin kõik oma julguse hukku, ma seisin seal 5 minutit, mõtlesin, kas ma julgen sellelt teenindajalt küsida või ma ei julge. Siis ma läksin selle mehe juurde, ma tegin oma papi ja siis ta oli nagu mingi oma pandaga, et siis ma saaksin ka selle maski, mida muidu said nagu väiksed lapsed. Ma sain selle, ma näitan teile. No vaadake, kui lahe, palun. Nagu, nii lahe, ma olen nii õnnelik. Ma käisin just söömas ja siis ma istusin laua taga ja mu kõrvale tuli nagu mingi kamppoisse, 4 poissi oli seal ja nad üksid nagu hakkasid rääkima hollandi keeles ja ma olin nagu mingi, et okei, vau, ma saan aru. See oli esimene kord, kui ma nagu olen tänava peal kedagi kuulnud rääkimas ja ma olen nagu mingi, et okei, ma saan aru. Ja siis rääkisin midagi naljakat, seega ma hakkasin ka naerma ja siis üksid nagu nad vahetasid, et ma nagu naeran, et kas ma saan aru on ja siis ma küsin neilt, et nagu hollandi keelest, kas te olete Hollandist pärit, siis nad olid nagu mingi ja, et Amsterdamist vaata. Ja siis nad küsisid nagu minu kohta, et miks ma mingi hollandi keelt oskan ja kõike seda. Aga see oli nagu väga nagu tore, väga huvitav. Ma rääkisin nendega mingi pool tundi äkki ja me rääkisime nagu lõpus või natukene läksime inglise keele peale üle, sest et jutt läks rohkem nagu minu sellest sõnavõrast nagu välja. Aga esimesed nagu 20 minutit või nii me rääkisime täiesti nagu hollandi keelt ja nemad said minust aru, mina sain nendest aru. Ja väga tore oli kellegiga niimoodi esiteks üldse rääkida. Jah, oma roommate'idega ma olen ka siin rääkinud, aga nendega me ei ole ka nii palju rääkinud, kui ma nüüd nendega seal rääkisin. Ja teiseks oli väga tore praktiseerida oma hollandi keelt. Lõpuks see vaev, mis sa nägid, et panna sinna keeleõppimisse tuleb nagu kasuks. On 11, tegin check-out'i ära ja tuli. Võtsin oma viimase või kusagi siin. Kell on nüüd veel 3. Ma just lahkusin oma hostelist, ma istusin seal eesruumis natukene. Laadisin akusid. Nautsin veel seda kohvi ja värki. Aga nüüd ma otsustasin, et ma lähen ikkagi, kuna ma eile ei leidnud crumble cookiesid, kes ei tea, mis need on sellised suured Ameerika küpsised. Sest see oli eile kinni, seega ma lähen proovin täna õnne. See on siin kilomeetri eemal, nii et lähen vaatame. Ja siin nad ei ole crumble cookies, vaid nad on funky chunky cookies. Seega, jah, eks näis. Okei, aga ma olen Lissabonis ainult nagu selles Old Town osas, vanalinna osas. Aga nagu nüüd, kui ma kõnnin siin uues rajoonis ka ringi, siis nagu see on ka suht ilus. Nagu majad on natukene nagu mitte nii värvilised ja natuke vanemad. Okei, see ei ole päris selline, nagu ma arvasin. Aga see näeb ikka süte välja. Ma võtsin topelt šokolaadiga, sest et ma küsisin teenindajalt, mis on kõige parem. Ja ta ütles, et see on kõige parem. Ja see ei pidanud olema liiga sweet. Nii et see on ülipehme. See on mega hea. See on nagu mingi Oreo veits vibe annab. Midagi sellist. Aga tõesti, see on ülihea. Ma nägin just, kuidas auto sõitis kiirabiautol otsa. Ja kiirabiauto sõitis majale sisse selle pärast. Nüüd hoovig. Nagu see juhtus siin minu silme ees. Nagu väga lakis. Ma tegelikult pidin olema seal, kus see kiirabiauto hetkel on.
nagu ma pidin üle tee minema. Aga siis ma otsustasin, ma vaatan Maps'i, et kas ma ikka lähen õigesse kohta. Ja 2 sekundit hiljem käis lihtsalt pauk. Mida vekki? See on unreal. Mul oli nagu mingi 10 minutit võib-olla selline natuke šokiseisus. Ma ei saanud aru, mis nagu just toimus. Korraks mõtlesin, et okei, nüüd nagu mingi pomm lendas siia. See oli nagu mega kõva pauk. Ja siis ma... Ei, nagu heli jõudis kiiremini kui action minu arust. Seega, jah, see oli päris hirmus. Aeg on edasi liikudes Sintrasse, seega jah, lähme Lissabonist ära, lähme Sintrasse. Rongipilet maksab ainult 2 eurot, nii et see on mul 2 ööbimist. Homme seda siis rohkem näha. Ja ülehomme ma juba liigun edasi Coimbrasse. Aga see on selline väike linn, et ma arvan, selline tervest päevast peaks olema piisav. Ja mulle väga soovitati seda. Mis see tähendab? Kas siin on kuskil elevandid? What? Ma võtsin nüüd Sintrasse. Ma otsin oma hosteli ülesse, teen check-in'i ära, saan asjad ära panna ja saan minna natuke ringi vaatama, mis eluke siin on. Kuna see ei ole selline suur linn, siis ma ei ole kindel, mida me siit leida võime. Aga see on siiski suhteliselt turistide koht, nii et lähme vaatame. Siin on rohkem sellised vanaeksemad majad, aga ikkagi minu arust aegilus, ma ei tea, mulle meeldib. Ma tegin check-in'i ära. See mees oli nii tore. Nagu esiteks, saats mind ruumist oli nagu mingi, et jah, 2 voodit on võetud, aga sa võid valida ükskõik, millest tahad. Mitte kuskil mujal hostelis on tavaliselt need reeglid, et kui sa vahetad voodit, sa pead maksma nagu lisatasu selle eest. Ta ütles mulle vist, et võta milline voodit tahad. Ta oli ülitore, ta nagu rääkis mulle kõik läbi, näitus köögi läbi. Mul on tekk. Seda ei juhtu tihti. Eriti sellistes riikides hostelites. Vast on nagu magad ninaga. Mul on tekk. Küsiti, kui ma lähen mulle lõrnamisi. Ma tulen kuskil mäest üles. Ma lihtsalt nägin, et mingi vanapall läks. Ma olin nagu mingi nii cool. Ma siis lähen ka. Ma lõrname, kuhu see viib. Aga me lähme. See oli vist lühem tee linna peale. Siin on väga palju inimesi. Selge. See oli üks korralik workout, aga I love it. Obama. Sma? Ja on selline. Kus nad kõik siia jõudsid? Ma tulin National Sintra lossi ja ma maksin 13 euri, et saada sisse. Nii et see oli üks nendest lossidest, mis oli, et peaksid minna kindlasti vaatama. Nii et ma otsusin, et ma lähen vaatan selle üle. See on veel täna avatud, teised asjad ma pean homseks jätma.
review ma ütleks, et ei olnud kõige parem. Isiklikult ma ütleks, et ei olnud seda 13 eurot väärt. Nii paljudes lossides juba käinud, ma nagu võrdlen natukene ja kui ma võrdlen siis natukene nende Saksamaa lossidega ja niimoodi, siis ta ei ole midagi erilist. Seega ma loodan, et homme äkki näkkab paremini. Pean ära maininud, ma olen see inimene, kes nagu jookseb kõik muuseumid ja lossid läbi. Nagu mulle väga meeldib lossides käia, aga ma ei viitsi pikalt käia. Nagu ma küsisin, et mis see nagu tavaline aeg on, palju siin umbes läheb, siis mulle öeldi, et no, et tund aega. Ma käisin selle kuskil poole tunniga läbi, seega 2 korda kiiremini, aga ja, ma ei tea, on ilus, kõnnin läbi, lähen edasi. Tegelikult ei ole õrna, kui ma lähen, ma lihtsalt kõnnin ja vaatan, kus ma end upin. Hommikust kell on hetkel 9. Minu uni oli selline, et väga palav oli. Seega ma ärkasin suht tihti ülesse. Aga muidu oli väga mõnus voodi ja värki. Mul on bookitud pilet kella 10-ks Regaleira torni, mis on selline cool loss kiviste värki. Seega ma tahan seda täiega näha. Nii et ma panin esimese pileti, mis oli saadaval ja ma olin viimane. 500 piletit oli kella 10-ks ja kui mina ostsin, oli ära ostetud 499. Loodan, et ma jõuan õigel ajal. Poole tunnine jalutuskäik peaks olema, aga see on üles mäkke ja mul on selline 50 minutit aega. Poole peale seda ma lähen ka, mul on nagu 12 lossi plaan mõttes, aga ma ei olnud kindel, kas sinna peab ostma ette piletid või ei pea. Ja siis, kuna ma ei olnud kindel ka, mis aegadel ma jõuan ja kas ma jõuan nii, siis ma otsusin, et ma ei osta piletid ette. Eks ma lähen käin Regaleiras ära ja siis ma vaatan, kas ma saan veel piletid osta või mis värk on ja kas ma jõuan ja siis lähme edasi. Aga Regaleira tundus kõige põnevam ja ma mõtlesin, et okei, ma käin seal ära. Seega, let's go! Eile ma käisin minu toakaaslasega, ühe Hollandi tüdrukuga. Ta oli ka Amsterdamist pärit. Ma ei tea, miks ma järsku kõiki hollandlasi näen siin. Aga käisime koos Meksika restoranis ja siis me peale seda jalutasime ringi linna peal pimedas ja ma arvan, me jõudsime tagasi mingi kell 11, pool 12, midagi sellist. Seega ja väga tore oli ja me saime mingi igast elulisi asju räägitud ja värki. Seega mul oli väga tore aeg. Oli tore niimoodi chatida teiste reisitega, kuigi nüüd viimastel päevadel ma olen seda päris palju teinud. Eile üleeile oli kuidagi täiega selline kõigiga chatimise tuju. Eks me näe, kuidas täna läheb. Sinna koletise lossi ma lähengi. See tundub juba palju põnevam, see tundub natuke creepy. I like it. See rivi, et sisse saada, on nagu megapikk. Vähemalt mingi pool kilomeetrit või kilomeeter. Cool. Aga ma olen peaaegu sees. Vamos sacando las fotos y bajando, por favor. Gracias. Buena visita. Seega ma olen 2 tundi juba mäest üles alla käinud ja nüüd ma olen mingi väga huvitava tee peal. Ma ei tea, kus see end upib, aga vaatame.
kujutate, mu hosteli kõrval oli üks kebaabipood, siis ma nagu käisin seal paar korda, siis täna ma läksin ka, mõtlesin, nagu ma lähen bussi peale, et ma võtan omale ühe nagu midagi kaasa bussi peale söömiseks, sest et mul hetkel nagu ei ole kõht tühi, aga et kui mul läheb kõht tühjaks. Ma läksin sinna ja eile ka ma suhtlesin selle omanikuga. Aga siin läheb väga lärmakaks, ma kohe jätkan. Aga ühesõnaga eile ma suhtlesin selle kebaabipoe omanikuga, kes on Bangladeshist pärit. Ja siis ta rääkis mulle nagu suht palju. Ja täna ma läksin sinna ja ta oli ka seal. Ja siis ta hakkas nagu muga rääkima mingi, rääkisime Eestist ja üleüldse nagu sellest businessist ja mingi sellist asjast. Ja siis me rääkisime ja siis ma olin nagu mingi, et okei, aga ma võtaks nüüd ühe nagu midagi süüa ka kaasa. Siis ta oli mulle nagu mingi, et ei, ära üldse muretse, et me oleme nüüd sõbrad, et see on nagu minu kulul. Siis ta andis mulle tasuta süüa kaasa. See on nii tore. Ta oli väga tore, Ta lubas kunagi Eestisse tulla ja andsin talle oma telefoninumbri, kui ta kunagi tuleb Eestisse, et ta siis kirjutaks. Aga jah, väga tore onu oli. Kell on 8, ma jõudsin Coimbrasse just. Mul on selline 40 minuti jalutuskäik oma hostelisse. Me vaatame selle hostelikese üle ja siis vaatab, kas täna veel jõuab midagi teha või jääb liiga hilja peale. Ma tegin check-in'i ära, sain oma voodi kätte. Rääksin juttu, mul on seal 2 Itaalia tüdrukut, 25 ja 22, teevad interrailingut. See on väga lahe, niimoodi me läbivad siis 2 nädala jooksul 3 eri riiki. Portugal, Hispaania ja Prantsusmaa. Aga jah, ma üritan tegelikult nüüd leida poodist. Ma leidsin mingi poe, mis peaks olema veel selline 20 minutit lahti. Seega ma üritan sinna joosta. Sest et ma olen täna ainult ühe korra. Ma sõin mingi viimati kell 12 äkki. Ja rohkem ma ei ole söönud, seega ma mõtlesin, ma saaks poest äkki natukene midagi võtta. Aga hostelis on meil hommikusöök selles hostelis, aga ma olen väga excited selle pärast, et näha, millist hommikusööki siin siis pakutakse. Aga jah. Ma pean ausalt ütlema, et tänasega sain mul nädal aega Portugalis täis. Ja nagu, kui ma nüüd nagu ausalt räägin, siis natukene vahest on see tunne, et nagu, ma ei tea, kuidagi natukene üksildane tunne on või nagu selline weird tunne. Ma olen sellistes linnades ka, kus mingi öömelu ja asju ei ole, eks mul ei ole midagi väga teha. Eks ma kõnningi päeval ringi ja ma lähen õhtul oma hosteli. Ma olen suhteliselt nagu mingi üksi, vahest ma helistan kellegiga. Aga jah, seega natukene vahepeal on selline tunne, et nagu mingi veits nagu loed sõrmadel, et mitu päeva veel jäänud on. Aga samas need positiivsed asjad, mis siit kõik ma saanud olen ja mis need nagu lahedad asjad, mis ma näinud olen, lõppude lõpuks panevad selle nagu üle. Et me just rääkisime nende Itaalia tüdrukutega ka, et see on nagu tegelikult, et see on normaalne, et igal asjal on omad miinused, omad plussid. Ja ma arvan, et kõik, nad ütlesid, nad tunnevad ka seda natukene, nad on ka nüüd nädal aega reisinud. Ja ehk siis see on tavapärane, aga ma mõtlesin, ma lihtsalt räägin teile natukene ausalt ka siin oma tunnetes, kuidas nagu päriselt on. Aga jah, ma ei ole kindel, mis ma siin Coimbras teen. Aga ma olen siin 1 päeva ja 2 ööd, seega ma ei ole siin kaua. Ma saan homme ühe inimesega kokku. Ma tean ainult ta nime, ma rohkem ei tea ta kohta midagi. Nii et see tuleb huvitav. Ja siis me läheme juba Portosse ja Porto on rohkem selline öömeluga ja turistikas ja värki, et siis äkki saame mingid nagu natuke jälle mõtted nagu eemale sellest. Aga see ei ole liiga hull, lihtsalt vahepeal natukene 6 tundi bussis istud, siis hakkad mõtlema mingi üle asju ja mõtled selliste asjade peale, aga jah, okei, ma üritan selle poe nüüd leida. Siin on kogu aeg mäest üles vaja kõndida. Hetkel 3:30. Ma olen väga leisi täna. Ma ei tea, täna on selline päev, et tahaks lihtsalt sees olla ja magada, lamada, olla, ma ei tea, whatever. Aga jah, vist on aeg hakata valmis sättima. Eile mul oli 2 roommate'i, 2 Itaalia tüdrukut.
me käisime nendega koos väljas. Me tahtsime tegelikult minna kuskil õhtusööki otsima, aga me läksime kell 11 õhtul, nii et kuskilt ei saanud enam süüa. Nii et lõpuks me võtsime lihtsalt mingid pirukad ja juua. Kui ma oskan, siis ma panen siia mingi video. Mul on plaan, kuna ma loodan, ma saan kella 4 välja, siis ma lähen vaatan neid linna peal ringi, avastan Coimbrat ja õhtul kuskil 6:30 ma peaksin saama kokku ühe naisega, kes on siis nagu ifukas. Ma sain teada, näete enam. Põhimõtteliselt ma rääkisin, kui ma olin IFU Norras abis, siis ma rääkisin IFU Norra ühe kontoritöötajaga, just ütles, et tal on sõber, kes on Tšehhist pärit, aga elab Portugalis Coimbras ja siis ta jagas kontakte, ma võtsin selle sõbraga ühendust ja me otsustasime, et me saame kokku peale ta tööpäeva. Nii et jah, ma ei tea, mis me teeme, aga eks näis. Ma nüüd üritan siit voodist püsti saada, valmis setida ennast ja minna linna peale. Mis ma tahtsin lisada on see, et Lissaboni hostelis need prantsuse tüdrukud võtsid hommikul kiiruga kogemata kaasa minu päikseprillid. Seega mul ei ole nüüd päikseprille, seega kui ma selle video lõpuks, kui mul on siin otsa ees mingi 100 kortsu, siis te teate miks. Jah. Pole hullu, ikka juhtub. Eat your vegetables. Good soup. Mul läks kotis veepudel lahti, nii et mu kõik asjad on märjad, nii et mu kõik asjad seisavad nüüd siin ääre peal. Nad kuivavad. Ma pean oma kotiga kuidagi võtama, ma ei ole veel lahenduseni jõudnud, kuidas. Aga jah, iseenesest cool. Ma olen mingi kuskil peatänava peal, kuivatan oma asju. Ma tunnen ennast nagu see tädi, kes müüb asju. Et mis ma täna teile pakkuda saan siin, mul on erinevad nänni, mis mu kotist leida võib. Awesome! Kell on nüüd 1:30 ja ma jõudan bussijaama, et võtta bussi ja sõita edasi Portosse. Eile ma sain Monikaga kokku. Ta ei ole ifukas, aga ta käis Erasmusega ja siis Norra ifu boss käis ka Erasmusega Tšehhis ja siis nad said seal kokku. Ja ühesõnaga, jah. Aga meil oli väga tore. Me veetsime kokku mingi 5 tundi vist. Kõigepealt ta tegi mulle tuuri, ma sain väga palju selle linna kohta teha, uusi kohti näha. Näiteks, ma ei tea, kui palju tead seda, aga siin selline ülikooli vorm on nagu Harry Potteris need keebid, mida siis õpilased kannavad. Siis iga september ja mai on neil Fado, mis on siis selline, kus kõik need ülikooli õpilased tulevad kokku ja kuulavad siis mingi nagu live-muusikat, mis mängitakse siis Portugali kitarri peal, mis on 12-keeleline kitarr. Väga huvitav ja mingid veel selliseid hästi põnevaid fakte. Näiteks, et Portugalis tervitatakse 2 musiga, mitte 3. Ja siis hiljem me läksime sööma. Ma panen, kui ma oskan jälle, siis ma panen siia pildi sellest söögist. Me tahtsime süüa nagu kohalikku toitu, mis oli siis väike veis küpsetatud veini sees äkki või midagi sellist. Aga kahjuks seda ei saanud, seega me sõime nagu ikkagi kohalikku toitu ehk siis siga ja siis friikartulid ja riis ja see oli mega hea. Ja peale seda me sõime ühte magustoitu, mis on ka kohalik, eriti just nagu selle regiooni kohalik. See oli selline, ma panen siia pildiga, kui ma saan selline nagu hästi lehtaigna sees või mingi, ma ei tea, see vist ei ole lehtaigna, igatahes selline hästi krõmpsuva asja sees ja siis seal oli nagu hästi magus muna, mingi munakreem, mingi selline asi, ma ei tea, aga ülihea oli.
ja see oli suhteliselt kõik. Ja tänane öö oli väga huvitav. Mu roommate'ideks olid mingid noored, kes olid tulnud nagu päris mitmekesi, ma arvan, et kokku oli mingi 20, aga minu toas oli 6 voodikohta. 6 voodikohta, aga me olime seal 8, sest et muidu pidi olema ainult tüdrukud, aga siis tüdrukud, 2 tüdrukul olid siis poisid ka ja nad magasid ühe inimese voodis, siis magasid 2. Seega meid oli 8. Väga põnev oli, sest et nad seal öösel väga palju sehkasid ja tegid oma tegemisi, nii et ma ei ütle, et ma väga palju magada sain. Pluss mega palav oli, seega ma lihtsalt ei suutnud magada. Aga muidu see hostel oli nagu täitsa okei ja hommikusöök oli ka hinna sees, mis oli lihtsalt sai ja mingi krõbinad, aga töötab ka. Nii et jah, soovitan. Muideks see Sintra hostel oli üks mu kõige lemmikumaid, et sinna ma kindlasti soovitan minna. See oli nagu nii tore ja nii lahe koht, et kui keegi läheb, siis Sintras Azul hostel. Ma jalutasin siia hostelisse, Porto hostelisse, siin on 8 inimest ühes toas. Nüüd ma teen teile kiire tuuri. See on minu koht. See kapid. Siin on teistmoodi. Siin on vets. Ma ise ka just suutsin ja nagu ma arvasin, siis dušinurk ja teised vetsud pidid allkorrusel olema. Suht decent vaade, nagu vaadaks seda. Wow. Ei, täiega mõnus. Jah. Ma natukene olen ja siis ma lähen vist vaatama Porto peale ringi. Täiega palav on mingi 30+ kraadi. Mitte et iga päev oleks 30+ kraadi, aga sest et te teaks, et täna on ka palav. Et siis juba vlogiga, et me praegu oma hosteli vetsu kinni ja ma ei saa siit välja. See lukk ei tule lahti. Ma ei tea, mis ma teen. Aga ma tulin siia kohalikku mingi Paju restorani, kus siis mulle öelda, et ma pean kindlalt proovima ära Francisca, midagi sellist, mis peaks olema siis selline toast, mis on juustuga üle kaetud ja sul on mingi sabassi sees. Igatahes, eks me näe, kui see tuleb. Siis ma küsisin, mis on nagu typical jooksin, muidugi õlu või vein ja siis ma otsustasin võtta ühe valge veini. Päris väike pudel on, aga mõtlesin, et proovime klaas. Aga mõtlesin, et proovime, teeme teist hästi. Hästi selline magus. Ta meenutab natukene nagu seda shotti, mis ma Lissabonis võtsin. Aga ta ei ole paha, ta on päris hea. Nii et mina soovitan. I approve that. Vaadake seda palun. Ja frikartulit. Seda proovime järgi. Mul seletati küll eile, mis see on. Monika seletas, aga ma väga ei mäleta. Mis me siit seest leiame? Siin on liha, siin on juustu, siin on saia, siis peal on muna, siis siin on mingi kasva. Okay, see näeb selline välja. Cheers! Okei, see on mega hea. Ja neid friike öeldi, et peab nagu selle kasvaga siin sööma. Väga hea. Soovitan. Tulin korra vetsu, et kiirelt rääkida. Põhimõtteliselt ma käisin täna siis praegu söömist, ma olin linna peal. Ja siis ma tulin aeda, istusin siin aias. Ja üks hetk tuleb üks mees paneb oma nagu riidid kuivama mu kõrval. Ma ütlesin, et okei, ma olen nagu magama ära, kell on mingi 12 läbi juba. Tõusin püstist, ta kutsub mind enda juurde. Ta räägib ainult prantsuse keelt, ta nagu ei rääkinud üldse hästi keskeelt. Seega küsis, et kas me saaks nagu Google Translate, et me saaks nagu tõlkida, mida me räägime.
ma olen vetsus. Et saaks nagu tõlkida, et mida me räägime. Ja põhimõtteliselt ta hakkas mingi küsima, et kui vana ma olen ja ma valetasin, et ma olen 19. Siis ta oli nagu andis hästi palju komplimente, et sa oled nii ilus ja värki. Ja siis ta oli, et kas me võiks nagu homme välja minna. Aga ma üldse ei tahtnud, seega ma endale nagu mingi, et ei, nagu ma väga vabandan, aga et mul on nagu poiss ja vaata. Ja siis ta on nagu mingi ikka, et aga äkki me ikka nagu leiame mingi kompromissi. Ma ei nagu mingi, et ei nagu vabandust, ma väga nagu ei soovi vaata, et ma olen nagu truu oma poisile ja ma pidin mingus vabandama, et mul on poissõber või nagu ja ühesõnaga mu eesmärk oli tast võimalikult kiirelt lahti saada. Ja see oli, ta nagu ei jääb üldse mulle, ta läks edasi, siis ma lõpuks olin nagu mingi, et ma pean magama minema ära. Siis ta oli nagu lõpuks leppis sellega, et okei, mine magama. Ja siis ta oli nagu mingi, et ei, aga sa oled ikka nagu mingi väga ilus ja siis ta tahtis pärast, et kas ma saaks nagu ma ei tea, prantslased vist teevad, või nagu portugaalased teevad, et nagu 2 põsemusi, aga ma ei olnud nõus sellega, nagu ta väga surnud. Ma olin nagu mingi, ei, ma ei soovi. Nagu, jah. Ja siis ma lihtsalt tõusin püssi, läks minema. Ja see on selline huvitav. Neid seiku veel on, ma ei ole nagu väga filminud, sest teised ei ole olnud nii ekstreemsed. Aga neid on veel olnud, kus nagu mingid mehed on tulnud rääkima ja küsima ja siis ma olen pidanud valetama mingeid asju kokku ja värkid neist lahti saada. Aga sellised hädavaled on okei. Seda tuleb teha eriti üksi reisides. Ma valetasin, et ma ei ole üksi, et mu poissõber tegelikult on nagu teises hostelis ja siin hostelis ei ole lihtsalt nagu ruumi. Seega ma nagu ei reisi üksi ja nagu ma ei ole üksi. Seega seda ma valetan suht palju, et ma ei ole üksi, et mul on sõbrad kuskil eemal. Täna on siis 21. Ma tulin välja. Ma rääkisin hommikul natuke juttu ühe toakaaslasega, kes on austraallane, aga ta oli juba vist isegi küsin vanust. Aga ta oli juba väga pikalt reisinud ringi ja värki. Seega me natuke jagasime mingi oma kogemust mingi reisimisega. Ma tulin linna peale. Ma olen praegu siin jõe ääres, mis öeldi mulle, et siin pidi nagu palju rahvast saama. Nii et ma vaatan natuke siin ringi. Seal on mingi lahe bridge, mille peale võiks minna. Nii et lähme tšekkame üle, mis värk on siin, mis elu toimub. Harry Potterist või nagu raamatupood, mis inspireeris Harry Potterit. See näeb suht ilus välja seest, aga mulle öeldi, et kui seal on palju rahvast, siis see on selline meh ja seal on nagu väga pikk järjekord, nii et ma ei tunne, et ma tahaks seal järjekorras seista praegu, et minna sisse, et seal on nagu väga palju rahvast. Nii et selle me jätame seekord vahele. Aga jah. Ma ei ole täna väga midagi teinud, ma mingi lihtsalt kõndsin ringi. Mu tervis ei olnud just kõige parem. Mul oli natukene mingi peavalu ja sellist asju, seega ma lihtsalt otsustasin võtta chillilt olla. Istusin, võtsin veits päikest kuskil pingi peal ja seal on park, ma mõtlen, et võiks pargis võtta päikest natukene. Seda veel natuke on. Täna on suht külm päev, täna on 22 kraadi. Natukene chillan, vaatan ringi ja siis vaatame, mis ma hiljem mõtlen teha. See on natuke juba nagu saanud traditsiooniks, et Hispaanias ka me lihtsalt lavatsime pargis maas ja
võtsime päikest ja kukutasime. Aga see on ülimõnus. Kahju, et mul nüüd nagu avastasin selle, kui on UV3. Aga homme pean nagunii oma kõikide kottidega ja asjadega linna peal ringi käima, nii et arvatavasti siis on UV7 ka vahepeal, nii et siis ma saan tulla natukene pikutada, päevitada. Ja ma olen hetkel, kell on 12:30, ma olen hetkel Porto tänavate peal. Ja ma pean ütlema, et ma ei tea, kas see on ainult nagu minu juhtum või nii, aga minu jaoks hetkel Porto on olnud kõige selline linn, kus ma tunnen ennast nagu unsafe imalt. Sest nagu ma kõnnin ringi ja kogu aeg on keegi, kes üritab tulla muga, nagu mehed, kes üritavad tulla muga rääkima või nagu on ülipeale tükivad ja ma ei tunne ennast nagu üldse mugavalt. Seega jah, aga noh, okei, öösel ei tohiks üheski linnas üksi niimoodi ringi kõndida, aga nagu ma tegin seda Lissabonis ka ja Sintras ja ma nagu ei tundnud seal sellist survet, aga siin ma tunnen seda kuidagi nagu eriti. Ja lihtsalt, et te teaks tuleviku jaoks või midagi, kui keegi soovib ka tulla üksi siia niimoodi. On 6:14. Ma jõudsin mingi 12 äkki Oslosse. Ma olen praegu Oslos. Ma läheb lend kell 9 Eestisse. Ma sain vahepeal korralikult mingi 3-4 tundi magada äkki. Seega suht mõnus on. Aga nüüd on nii palju inimesi, et nii palju juttu on, et natuke keeruline on juba magada. Siis ma lähen Eestisse ja siis ma lähen poole tunni pärast tööle. Et pool tundi ma peangi autoga sõitma, et tööle minna. Hei, mina tulevikust jälle siin. Selline oligi minu Portugali trip. Need 2 osa ongi läbi saanud juba. Ma loodan, et teile meeldis. Ma loodan, et nägite midagi põnevat, õppisite äkki midagi uut. Ja mega suured tänud, et oled vaadanud neid videoid. Ja kindlasti hoia siin peal minu Instagrami kanalil või siin. Ja loodetavasti juba varsti tuleb uus video või uus postitus ja näeme jälle. Davai, tšau!